Matemaatika, lehekülg 60, ülesanne number 1. Lahutamine 15-st. Põhimõte on samasugune, et alguses ma lahutan nii palju, et oleks 10 ja siis ülejäänud osa. Esimene 15 miinus 8. 8 ma jagan kaheks arvuks nii, et siis, kui ma lahutan 15-st esimese sammuga, oleks 10. 15 miinus 5 on võrdne 10. Kirjutan siia 5 ja 5 ringi kriipsutan maha. Nii, mul oli 8, 5 ma juba lahutasin. Mitu veel ma pean lahutama? 8 see on 5 ja 3. Esimese sammuga ma lahutasin 15 miinus 5 on võrdne 10, 10 miinus 3 on võrdne 7. Ja siis skeemi peal näitan, et ma lahutasin veel 3. Kriipsutan maha 3 ringi ja mitu ringi mul jääb? 7. 15 miinus 8 on võrdne 7. Tuleta meelde, kuidas me lahutasime. Reegel jääb samaks. Esimese sammuga lahutan nii palju, et oleks 10 ja siis ülejäänud osa. Edasi teed iseseisvalt. Järgmine. Ülesanne number 2. Arvuta. Siin sa lahutad ja liidad ja kirjutad vastused ruutudesse. Kõik on lihtne. Ülesanne number 3 on tekstülesanne. Kõigepealt loe. Kaur ostis mänguauto. Ta tasus 20 eurosega. See tähendab, et 20 eurot ta andis müüjale. Kui palju sai Kaur raha tagasi? See on küsimus. Mänguauto hinna leiad ülesandest 4. Me vaatame siia, kus on meil ülesanne number 4 ja vaatame, kui palju maksab üks auto. Üks auto maksab 6 eurot. See tähendab, et siin ülesandes number 3 ma tean, et Kaur ostis mänguauto ja see mänguauto maksis 6 eurot. Auto maksab 6 eurot. Kaur andis müüjale 20 eurot. Kui palju raha müüja andis Kaurile tagasi? Nii, siia nagu alati sa kirjutad sõna tehe, kirjutad tehe ja vastus. Tuleta meelde, et vastus algab arvuga ja need sõnad, mis on küsimuses, tulevad ka vastusesse. Kui palju sai Kaur raha tagasi? Siia tuleb arv ja edasi sõnad. Euro sai Kaur raha tagasi. Isegi sõna raha võid mitte kirjutada. Nii palju eurot Kaur sai tagasi. Hinnad ja värvi diagramm. Mis asi on diagramm? Diagramm on selline tabel. Missugused mänguasjad on kaupluses? Auto, lennuk, nukk ja karu. Kõige esimene pilt on auto.